Tere, kallid saatevaatajad, teiega olen mina, Enni Vaarman ja te vaatate saadet Plaan B ja mul on jälle külas Kalle Mälberg ja täna me räägime temaga Tartu vaimust. No Kalle, räägi, mis sa siin mõtled selle Tartu vaimu all, et kuskil piiblis oli kirjas, sa juba ütlesid mulle. Õndsad on need, kes vaimust vaesed. Täpselt. Kas sa tahad öelda, et Tartus on siin pool hullud või? Alati on hulluses mingi süsteem. Nii. Seda ütles juba Hamlet, Shakespeare'i Hamlet, et kui hulluses on süsteem, siis see hullus on loov ja lehvitav. No. Aga jättes nüüd poeesia mõne lausega kõrvale, ma tahan öelda seda, et Tartu vaimust räägitakse mitmes seoses. Kõigepealt, kui see vaim tuleb peale, siis nagu Mihkel Mutt ütleb, et kas nad siis lähevad kõik hulluks või siis on see vaim see, mis tõesti lehvitab, nagu me rääkisime, või on see vaim selline, mida teistel ei ole. Näiteks Pärnul ei ole sellist vaimu, Võrul ei ole, Jõgeva ei ole üldse midagi, Põltsamaa on vana kuningalinn, seal on võib-olla kuningavaim lehvib. Aga Tallinnas, mis Tallinnas on? Tallinnas ei saa vaimu olla, sest Tallinnas istuvad ametnikud. Klaasist kuutides küprok ümber ja teevad seaduse parandusi ja siis vaatavad monitorist, mis Brüssel ütleb. Et sisuliselt Tallinn on surnuks valitsenud meid ja Eesti rahvast. Nii, juba mõnda aega. Surnuks valitsemine on see termin, mis tähendab seda, et kõike on ülemäära, kõike on liiga massiivselt ja kõike on liiga palju juba juriidiliselt, poliitiliselt, meedialikult, kõike. Ja nüüd see Tartu vaim, mis tema teeb, kui ta on olemas või kus ta on ja kui ta on olemas. Oletame, et ta elab Illekaardis, aga seal enam midagi ei ole. Oletame, et ta elas vanasti Õllesaalis, mida ka enam ei ole, millest on tehtud mingisugune plastmassist mööbliga mingi asi. Vanasti oli Ateen, Volga, eks ole, selline korralik restoran. Nüüd on seal mingisuguste usuõpetajate ja laste väärastamise ja vigastamise kontor. Plastmassist jalgadega niisugune labane mööbel on seal sees, kui aknast sisse vaadata. Tähendab, see väärikad kohad on justkui kadunud. Werner on alles. Nii. Werneris istuvad vanamutid. Werneris istuvad niisugused pisipörjelid. Seal ei istu vana Elmar Ilus ei ole seal. See, kes Rooma ja klassikalise õiguse professor oli Pariisi ülikoolis kaitses doktoritöö piiratud asjaõigusest omale asjale. Ja tema oli siis see ülikooli professor, keda Nõukogude ajal 4 korda vallandati. Aga ikka toodi tagasi, sellepärast, et Nõukogude Liidus ei olnud Rooma õiguse asjatündeid sellised, et saada mõni doktoritöö kaitsta ja oponeerida. Elmar Ilus toodi tagasi. Elmar Ilus istus seal kohviks, ta on muidugi Peeter Ilusa isa ja Maarja-Liis Ilusa vanaisa teadmiseks. Ja see vanamees siis niisugune kongus ninaga juba lõpuks kepiga käis Werneris ja tema siis enda ümber kogus neid noori poisse, kaasa arvatud mind, kes ma olin koolipoiss, tema poja sõber küll, aga me olime ikkagi 60 aastatel koolipoisid. Kui me sattusime Wernerist, siis ta alati torkas mulle ja küsis, et kas oled see Une génération de perdu, Roger Garadi, oled selle lugenud läbi? Mitte midagi ma polnud lugenud. Aga ta eeldas, et me oleme haritlased, kui tema on haritlane, siis tema poeg on haritlane ja teised, kes tema poja sõbrad on ka haritlased. Ehk siis nüüd ma tahan öelda seda, et Tartu vaim käib sedapidi, et vaimuinimesed, keda on alati vähe, kes on alati isevärki, kes on alati naljakad ja imelikud, nagu seal Johnny B. oli vanasti, Mülleri Sass oli vanasti, Mati Miilius, kes alasti suples purskkaevus, siis
kõik tulnud, läinud, eks ole, nemad on nagu läinud. Ja nüüd on küsimus, et kas neid imelikke inimesi, kelle ümber sagisid esimese kursuse tudengid, plikad, tahtsid ka olla rõveda ropu Johnny B-ga seal Tšefiiri juues, seal selle tema salongis. Ja siis Mülleri juures käisid kenad tütarlapsed, kes olid tulnud korralikust mulgi perekonnast, tahtsid, Mülleris oled käinud. Et tähendab, selle Tartu vaimu niisuguste üksikute kandjate juures kihas elu. Kuigi see oli kõik teadmata, tundmatu, ametlikes kanalis sellest ei räägitud mitte kunagi, neid inimesi polnud olemas, neid ei avaldatud kusagil, nendest ei räägitud midagi, parimal juhul nad olid vabaduses, äärmisel juhul istusid ka vangis, nagu Johnny B näiteks. Ja nüüd siis see Tartu vaim on kihanud alati keset terrorit, keset ülekohut, keset vägivalda ja keset hävingut. Sest Tartu linn on iseloomulik selle poolest, et Tartu linna on hävitatud korduvalt. Ja kui me võtame 1000 aastase ajaloo tagasi, 1000 aastat ajalugu siin, kirjutatud ajalugu Eestimaal, siis Eesti Vabariigi viimane peaminister Jüri Oluluts kirjutas kunagi Mehikoorma kohta, ja see on ka ausamba peale kirjutatud Mehikoorma sadamas vastu Venemaa kallast, et siit on teadaolevas ajaloost 44 korda üle tuldud. 44 korda teadaolevas ajaloost, umbes 1000 aastas ajaloos, mis on üldse tuvastatav, kas legendide, viikingaegsete legendide või siis kroonikate järgi. 44 korda on tuldud üle ja nüüd legendaarne Tartu linnakodanik, kes oli see katlamajade ja raja ja kõik, ja Tiit Veeber, keda ka enam ei ole, kes ütles siis selle peale, et 44 tulnud, aga 43 lahkunud siit kaudu, sest viimane kord viidi ära lennukitega garnison. Ja Tiit Veeber ehitas Emajõe kaldale kavastusse, kui mõni on käinud kavastus, siis vaadake seda meierit, mis on seal parve juures. Parv on ka Tiit Veeberi rajatud. Kavastu parve siis põhjapoolsel kaldal on meierei, mis enam hetkel ei tööta, aga selle meierei jõepoolne müür on meeter maad paksem kui teised müürid. Ma küsisin Veeberi käest, et raiskasid hulga maakivi siia. Ta ütles, et aga tulevad siia, kui pommitavad, peab vastu pidama. Jõepoolne müür oli 1,5 meetrit ja teised müürid olid nagu ikka. Et selline Veeber, Tartu vaim, nii. Mülleri sass, Johnny B, Tiit Veeber, siis Hannes Varblane, siis kõik need isikud, kes tiirlesid 60, 70, 80-ndatel Mati Miiliusena. Nüüd, kui nemad nagu peaaegu korraga, väikeste vahedega kustusid ja kadusid. Nüüd on küsimus selles, et kas sellest Tartu vaimust, mis on alati pekstud, purustatud, lõhutud Põhjasõjas, Liivisõjas, ka teises maailmasõjas 2 korda lõhutud, tähendab kesklinn ja kõik. Et nagu justkui sellest linnast ei ole midagi järele jäänud, erinevalt Tallinnast, kus kõik bastionid, müürid, kõik on terved. Tallinn on alati kauplemisega, alati alistunud õigel ajal, alati vahetanud poolt õigel ajal. Tallinn on alati toimunud targalt. Tartu on alati hävitatud, vastu hakanud ja hävitatud. Ja nüüd see ongi see substraat, mille pinnal siis Tartu vaim nagu olla võiks nende olematute müüride vahel. Müüre on ainult paar jupikest alles. Üks jupp on botaanikaaias ja teist juppi, mis oli siis selle Kroonuaia silla ees. Selle siis see on nüüd iseloomulik ka, et Tartus siis nõndanimetatud arhitektid, millest me eelmine kord rääkisime, sinna on pandud üks kõige jõledamaid musti klatse, mis on toodud, siis klinkerkivi on toodud kuskilt Saksamaalt kohale ja selle majal ei ole ei tegu ega nägu, aga ta on pandud otse ainsa säilinud siis linnamüüri ette.
jupike, kohe ette, sinna samma, nii. Ma panen sinu näo ette, võt, ehitan siia mööri, kõik. Ja seda on lasknud linnavalitsus rahulikult toimuda. Ja miks nad niimoodi tegid? Aga kus ma tean, seal on mingisugune kontorihoone ja üleval kallid korterid, sihuke must klots, kes läheb, vaatab Kroonoja silla juures vastu botaanikaaeda, siis see lai tänav, mis tuleb alla ja seal on jupike müüri. Teisel pool on see, noh ütle mulle, mis selle, kus toimetab see genialistide klubi. Nii, genialistide klubi ja siis seal all on üks müürijupp, mis on kunagine linnamüür, on taastatud. Et see on näide sellest, kuidas Tartu linna nii valitsus kui ka asjamehed on suhteliselt nürimeelselt lasknud nagu selle asjal minna paljudel juhtudel. Meil lasevad nagu vaigistada seda, et nagu seda ei oleks. Ei, ma ei usu, et nad on midagi vaenulikku, nad on lihtsalt lollid. Ja juhmid ja noh, arvasid, et küprok ja siis kui klinkerist maja tehakse, et siis on see kõva asi. No see on see Sükü näide, mida nad nüüd punnitavad sinna. Tähendab, eelmine kord me rääkisime, eks ole, Jänese kaubahoovist, Bürgermussest ja tuletõrjemajast, et juugend, ilusad juugendid asjad. Ja mille keldrites on veel säilinud nähtavasti Jänese prantsuse peenveinid, arvatavasti. Keldrid on terved. Keldrid on terved, seda ma tean, sest et vahepeal seal nagu kaevati pisut ja keldrivõlvid on terved, ma ise nägin. Nii, keldris on kindlasti vein sees, aga nüüd nad tahavad sinna siis jällegi ainuke mõttekäik, üks ajukäär töötab. Nii, üks ajukäär töötab. Kui saaks küprokit, kui saaks klaasi ja kui saaks veel makrofleksi vahele toppida, siis on raisk kultuur. Nii, ei ole. Ja nüüd, kui Tartu vaimust rääkida, siis kas ta on olemas, kas ta on teistsugune, kas ta on vastu sellele või on ta millegi poolt või ta elab oma elu, oma enda soustis. Nähtavasti ta elab kindlasti Veinis ja Vines, selles lokaalis, siis ta elab seal, kus on Mart Kivastiku promenaadi 5, kindlasti, ägagi. Siis ta elab kunstnike majas, kus on praegu just hetkel Sirje Peterseni võimas pannoo, imeliselt võimas pannoo. Et ma olen seda nüüd 2 korda käinud vaatamas, tänagi käisin. Siis ta elab kirjanike maja Ilmamaa toimetuses, kus Mart Jagomägi ja annavad välja hoolimata kõigest, mis ümberringi toimub, nad annavad välja väärt vaimset kirjastust. Ja Ando Runnel kunagi selle rajas. Nii, Tartu vaim. Siis Tartu vaim kindlasti on olemas näiteks sellise mehe vaimus, kelle nimi on Peeter Espak, kes on orientalist ja kes võtab kõigi teemadel sõna. Kõigil teemadel võtab sõna ja samal ajal on tal siis ka igasugused sidemed, ta on, noh, ütleme, vanade kultuuride uurija, aga ja ühtlasi ka ühiskonna uuringute instituut on sinna juurde kuidagi kuulub. See, mis annab neid reitinguid välja, et noh, et praegu on Isamaa nagu kõige tipus. Ja siis all on see Jestid Vesti, eks see Eesti 200 on igal pool 2 ja 2, istu 2, aga millegipärast on nad siis upitanud selle endise kõige kurjema ja kõige pahaendelisema peaprokuröri, kes asutas siis mingisuguse parempoolse, algust tahtis Isamaad üle võtta, aga ei õnnestunud. Et toda nüüd millegipärast tõstetakse seda 3, 5, 6% peale, ma ei saa sellest aru. Et ma olen välja õppinud sotsioloog ja ma ei usu nagu seda reitingu businessit mitte üks rahas. Sa arvad, et see on kokku skeemitatud, et tegelikult see ei vasta üldse tõele või? Ei, no see ei vasta sellele tõele, sellepärast, et esiteks ma tegin sellest diplomitöö valikutest ja mudelitest ja valikute mitmeastmelisus, ehk siis kuidas keda küsitletakse.
kõige tähtsam asi on, keda küsitletakse. Ja kõige tähtsam on küsitluse juures pikalt, jättes pika targutamise siia paika, on valiku küsimus. Nii. On rajoneerimise valikute mitmeastmelise valiku küsimus, keda valida, keda küsida. Ja kui see paneel on pidevalt standardne, siis see elu muutub ja siin me ei saa seda usaldada. Teiseks ja järgmiseks on küsimuse esitamine inimesele, kes ei ole motiveeritud eriliselt vastama, on pehmelt öeldes mitte kuritegu, aga nurjunud katse. Kui sa küsid asja, kas sulle meeldib see tüdruk? No mulle isiklikult meeldib, aga mis see nüüd asjasse puutub? Et kuidas see asjasse puutub? Mulle ei meeldi see ja mulle meeldib Isamaa ja Reformierakond on seal kuskil 3., 4. ja jätke järele. Reformierakond ei saa olla 3., 4. Reformierakonda ei saa, ta on ametnike ja poliitikute partei, ta on karjeristide partei, ta ei saa olla mitte kuidagi moodi mingisuguses reitingus kõrvuti, näiteks ma ei tea, EKRE-ga või Isamaaga, kellel on täiesti teised põhimõtted, kaasa arvatud ka plaan B või tulevases mõttes, see, mida te siin asutate. Aga jättes selle kõik kõrvale, Tartu on jäänud pikalt ja kaua ja arusaamatutel manipulatiivsetel põhjustel ühe teatud partei, kes on sisuliselt minu arvates on ta Putini sõsarpartei. See hoolimata sellest, mida kurjem retoorika tuleb sealt, seda enam ma arvan, on nad tegelikult just nimelt manipuleeritavad selle Vene eriteenistute poolt, sest selle partei asutajad on enamasti kõik vanad kommunistid, komsomolitöötajad, KGB-stikud ja GRU-mehed. Ma mõtlen Reformierakonda. Ja see ei ole teisiti. Kommunistlikud karjeristid, kes ei saanud veel, ei jõudnud veel nõukogude ajal nagu karjääri tippu, mõned peaaegu jõudsid, aga jäid nagu poole peale, aga osa nagu jäi toppama ja siis nad tegid kiire pöörde osavalt. Aga kiire pööre plussist miinusesse on alati toksiline ja nagu me teame, siis pluss ja miinus võivad ka kokku saada, tekib säde. Ehk siis ega siis need kommunistid, kes seal Venemaal tiiru tegid, need tegid samasuguse tiiru nagu siinsed kommunistid. Ja nemad omavahel, ma ei kahtle hetkekski, et nende vahel on mingi lepe. Nende vahel on lepe. Ilmselgelt midagi toimub seal kõrval, mida inimesed ei tea ja mida inimestele ka ei räägita. Ja. No ei saagi rääkida, sellepärast, et tuleb eitada. Kõige, mida rohkem eitavad, mida rohkem Vene vastasust on, seda suurem on kahtlus, minul on kahtlus, mul on kõhklused, mul on kahtlused, et nad mängivadki seda mängu. Nii. Ja poliitika tegelikult ju suures pildis ongi üks suur mäng. Ja, hea küll. Aga nüüd tagasi tulles Tartu vaimu juurde, et mis see Tartusse puutub see nii palju, et kui Oresnikud ja kintsallid lendama hakkavad, siis on küsimus selles, et mina, kes ma elan Lämmijärve ääres, minust nad lendavad üle. Aga Tartut tabavad nad tõenäoliselt seda mingit tehnoparki seal ja siis seda, võib-olla lennuvälja on see tühi-tähi, sealt keegi ei lenda, et võib-olla seda hoitakse enda jaoks, sest kunagi Tartus oli ju kunagi Dudajevi strateegilised pommitajad, kes olid valmis Philadelphia sodiks pommitama. Ja Tartus asusid need suured pommitajad, kõige suuremad. Et võib-olla see alati on ajaloos niisugune paradoks, et kõik kipub korduma, ajalugu kipub korduma, aga ta kipub korduma niisuguse nihkega, et näiteks sa ei abiellu mitte oma naisega, vaid sa abiellud oma naise tütrega. Ma mõistan. No niimoodi, või siis ütleme, et võtad naise, aga siis järsku tuleb ämm sinna.
ma toon niisugused julmad näited, aga palun ärge seda järele kodus tehke. Jätame selle välja. Jätame selle välja. Nii, aga nüüd, mis puutub Tartu vaimu, siis ma väidan siiski seda, et ta on reaktsioon alati olnud siis kroonuvõimule, asugu ta siis Moskvas, Peterburis, Brüsselis või Tallinnas. Tartu vaim on alati reaktsioon ja teatud opositsioon, teatud niisugune punkrisolek. Punkrisolek, laske meil omaette olla, see on ka väikekodanliku element, on selles Tartu vaimus sees kõvasti. Vanade aegade kinniolek kõvasti, nii, Pallase kunsti hoidmine alles, kellel on, hoidke Pallast alles, see on ka Tartu, nii. Siis see ei ole kindlasti see, mida nimetati Tartu kultuuripealinnaks, mis oli täielik absurd või rumal mingite, ma ütleksin isegi mitte hipsterite rahapesu-pidu, vaid täiesti mõttetu värk, sest et lasti taevasse hunnikute viisi, oli see möödunud aasta, jah? Vist oli, jah. Kultuuriaasta oli eelmine aasta. Ja väidetavalt siis Euroopa kultuuripealinn, mis minu meelest ebaõnnestus täielikult, sellepärast, et Euroopat seal ei olnud ja kultuuri seal ka ei olnud, aga tulevärki oli päris kõvasti. Ja kõige absurdsem selle juures oli just nimelt see, head vaatajad, nüüd pange tähele. Sellel ajal, kui lasti õhku seda Raekoja taga seda mingit leeki ja suitsu ja tuld ja lasereid, põles Tartu äärelinnas üks maja. See maja kuulus Oskar Kallasele ja Aino Kallasele. Ja see oli tükk aega tühi, selle ümber käis mingi vaidlus. Ja just samal hetkel, kui see kultuuripealinn hõiskas ja umbes, ma ei tea, 100 000 eest laskis mõttetut tossu taevasse, põles kultuuri inimeste Aino Kallase ja Oskar Kallase maja seal Ravila pargis. Sa arvad, et see oli kuidagi planeeritud? Ei, ma ei usu, et planeeritud, aga lihtsalt vabandust, ma ei usu, et see nüüd oli omavahel seotud, aga nii-öelda see on sarjast Jumal kelmi karistab. Jumal karistab kelmi ja kaabakaid. Ja teine asi on muidugi see, et selles nõnda nimetatud kultuuripealinnas, ei olnud midagi seost Tartu kultuuriga. Ei olnud seal Tartu maalikunsti, mis on tegelikult impressionismi kultuuri ja kunsti enklaav Euroopas üldse. Pallaslik, ka täna. Et kui te lähete kunstihoone näitustel käite või üldse Tartu galeriides, mida eriti palju ei ole, Haki galerii näiteks pandi kinni, siis Tartu kunstnikud on minu meelest, ütleme Tartu aastalõpu näitus, vabandage, ma olen ise seal 5 korda esinenud, aga kiites seda. Ja nüüd kevadel, kui ma käisin Tallinnas selles Armetus Roosas paviljonis, siis ma peaksin ütlema, et Tartu aastalõpu näitus on kordades, isegi ma ütleksin paradigma mõttes elujõulisem, mitmekesisem ja huvitavam, kui see Tallinnas see Lasnamäe Roosas paviljonis puukuuris tehtud kevadnäitus. Ja lisaks veel, Pärnus on niivõrd intensiivne kultuurielu, et seal pidevalt näitused vahetuvad ja Mark Soosaar on teinud üksinda, üks mees on teinud uue kunstimuuseumi, mis on ütleme jätkuv ja kandev voog Eesti kunsti ajaloos üldse. Üks mees. Ehk siis Tartul on vaja Mark Soosaart, Tartul on vaja veel Peeter Espakit, uut Johnny B'd, kes oleks karvane, ropp ja rõve ja kes laulaks, et tõeline poeet sureb maantekraavis.
tulles kõrtsist ja minnes litsidesse. See on tema üks luuletus oli, mille peale oli, issand, kui õudne. Ta ei laulagi lilledest ja liblikatest. Mis luuletaja see selline on? Johnny B ümber koondusid kõik, eks oli Johnny B vangilaagrist tulnud ja niisugune armidega mees ja siis habe ees. Eks sa arvad, et tegelikult täna seda Tartu vaimu nagu ei olegi ja siia oleks vaja, et keegi nagu tuleks ja jälle tekitaks selle? Ei, ma arvan, et Tartu vaim on täitsa olemas. Ta on lihtsalt muutnud oma kuju. Vaata, Tartu vaim ei kao, ta muudab oma kuju. Ja ta on nagu, ütleme, amööb, mis ütleme, külmadesse vetesse tõmbub kokku ja soojas vees läheb nagu soojamaks, nagu laiemaks ja siis ta paljuneb pooldumiste teel. Noh, kuna ta on sootu olend. Muidugi Tartu vaimud kindlasti paljunevad ka sugulisel teel. Ma usun, olen rõõmus ja aitan kaasa. Kiidan heaks, sina ka. Et nali naljaks, aga ma usun südamest seda, et kui me nüüd suvest jõuame sügisesse, siis tasub minna kirjanike majja, kunstnike majja, siis tasub minna Veini ja Vinesse, Promenaadi 5, Mikkeli galeriisse, mis on Tähe tänaval, mida ajab seal härra Mikkel. Pallase asjad, näiteks täna hetk tagasi ma tulin Pallase diplomitööde kaitsmiselt. Maalid, skulptuurid, Pallase diplomitööde kaitsmine just täna praegu, 5. on meil 5. Jaa, peaks olema. Ja. Vaat, see, et Pallas on taas olemas, see, et on meil olemas Tartu Kunstnike Liit. Tükk aega vaevlesid Tallinnas seal, et ei saa olla mingid regionaalsed kunstnike liitu, meil on ikka Eesti, aga ei ole nii. Et Tartus on oma kunstnike liit ja küll me võime öelda, et ta on mingil määral seotud ja kõik ja puha, aga ta on eraldi. Tartus võiks olla ka kirjanike liit, heliloojate liit ja tõesti, miks mitte, sest et Tartus on teatripindu, ütleme, mitte vähem kui Tallinnas. Me paneme muuseas 2 maja, siis see maja, mis on seal jõe ääres, mida nad vist enam ei taha hästi pidada, siis genialistide maja. Ja nüüd on tekkinud veel hulgaliselt maju, tühja maju. Mida saaks ära kasutada just. Näiteks seesama ekraani kino, eks ole, on tühi. Ei osata midagi sellega teha, kuigi ta on ka muidu arhitektuuriliselt huvitav. Ta on küll tüüpprojekt, aga ta on päris niisugune, ütleme, mahulis-rõhulises stiilis hästi õnnestunud asi. Ei ole niisugune nõmeklats. Siis on meil kultuurihoone, mida keegi enam ei tahagi mäletada, ei suuda mäletada. Täiesti Tartu südalinnas olemas, vana kultuurihoone. Ma teagi. Kus on? Ei tea. Vot ei teagi, kus on. Aga see on seal, kus on praegu see kõver viltune maja. Selle vastas majas on kultuurihoone. Kultuurihoone oli. Seal oli Tartu Rahvateater veel. Ja Rahvateatri need näitlejad on kõik seal seina peal üleval. Et see on täielik lollus, et siin ei ole kuskil teatrit teha või midagi kontserit. Jätke järele. Üle jõe on isegi Kaunase kõrts, mida Ain Kaalep küll tahtis Holmiks kutsuda. Selle koha nimi oli vanasti Holm. Aga leiti, et Sõpruslinn peab olema. Ühesõnaga, Holmi kõrts on tühi või on seal mingi tantsusaal, mis seal on? Sa mõtled Atlantist? No jah, nüüd nad nimetavad seda. Atlantis ei ole halb nimi, sest et ta kipubki maa alla kaduma. Järgmise aja lõppedes, kui siia tuleb kilomeetrine jää ja siis veed voolavad, siis Atlantis upub kindlasti. Tartu vaimust niimoodi, et ta on üks suur häving
on toimunud seoses sellega, et ülikool on laotatud kõrrepõllu peale, nagu sõnnik. Ehk siis Maarja mõisasse viimine, kus on vormitud arhitektuursest üksteisest üle karjuvad või alla karjuvad klotsid, ma ütlen klotsid, see ei ole linnak, vaid klotsid, hunnik klotse siin ja seal, niimoodi paneme, isegi mitte Lego klotsid, vaid vormitud klotsid, mida siis on füüsikainstituut ja mis seal kõik on, eks ole, niimoodi. Siis mõned humanitaarsed osad on jäänud, nagu näiteks keele, nagu näiteks kirjandus ja need on jäänud siis sellesse vanasse Foki-majja ehk kunagi Marxi maja, mis on Werneri vastas. See on väga, väga hea. See on kõik suurepärane. Samuti on Psühholoogia instituut nüüd uues anatoomikumis, mis on kaheldav, aga Psühholoogia instituut on Jüri Alliku juhtimisel olnud ütleme, väga, ma ütleksin, maailma tasemel ja oma tsiteeringute poolest ja see on nagu tasemel asi. Nii. Siis on natuke halb ja üsnagi halb, et vana anatoomikum, see, mis Toome peal on, see poolkaares, et sinna on aetud mingisugused internetitädid, kes mingisugust bla-bla-blaad panevad seal arvutit püsti ja niimoodi. Et vana anatoomikum on tegelikult kuskil peaks olema Tartu arstiteaduse kuidagi kas muuseum või säilmed või kõik see asi. Et vana anatoomikum peaks olema nii nagu tähetorn. Me ei ehita tähetorni ometigi hamburgeri putkat, eks ju? Nii. Vana anatoomikum ei tohi lasta sisse mingisuguseid häguseid, mingisugused arendajad ja bla-bla-blaatajaid ja projektikirjutajaid. Vana anatoomikum tuleks säilitada selleks, ütleme, ülikooli arstiteaduskonna seisukohast oluliseks kohaks, kas muuseumiks või milleks tahes. Nüüd siis edasi, see kõik on seotud inimestega. Tartu vaim, kui me sellest nüüd täna räägime aastal 25. Tartust on läbi käinud võib-olla 100 000 Eesti haritud inimest. Tulnud, läinud, õppinud, läinud, tulnud. Nad on midagi kaasa viinud. Nad on midagi kaasa viinud. Nad tulevad siia tagasi ja võib-olla, ma ei tea, tänapäeval ma ei valda küll teemat, aga meil on üliõpilasorganisatsioone on kui palju? 10, 20, 15. Need igast konvendid. Jah, vist on neid palju. Jah, just. Et ütleme EÜS-ist, Eesti Üliõpilaste Seltsist ja need teised kõik. Kuni selleni, kes seal Raudteeklubi taga need tegutsesid. Ja need tundub, et see on nii oluline. Raudteeklubi taga oli see üliõpilasorganisatsioon, kelle nime ma ei suuda meenutada, aga kes Raudteeklubi võeti ka omale see. Seleska, mis on, kui sa jaama sõidad, siis paremat kätt on see suur endine raudteeklubi, raudteelaste klubi. Enne Puiesteed. Nii, Kastani nurga peal. See siis saadi, ju ta oli ennem territooriumil ja saadi nüüd siis selle üliõpilaskorporatsiooni. Ja nüüd on siis veider see, kuidas siis seda hakati uurima, seal oli vist siis Bigpanga omanikud ja kuidas seal on kõik niimoodi. Ja siis Kapo teeb siis niimoodi. Planeeritud organisatsiooni, operatsiooni. 2 mingit tüüpi lähevad vale inimele sinna õlut jooma ja jäävad vahele. Läksid uurima, mis korporatsioonides tehakse. Mängisid siis nüüd külalisi. Üks kirjutas ühe nime ja teine teise nime. See on umbes nagu selles Ostap Benderi raamatus või kus on see. Üks vahetab nime ära, pärast läks meelest ära, kelle nimi oli kellel. Ja need Kapo mehed jäävad siis vahele ja siis tuleb sellest igavene jama ja skandaal. Aga see näitab seda, et eriteenistused tunnevad huvi siis Tartu vaimu vastu, mis ilmselt elab üliõpilases konventides.
arvata on jah, siis tegelikult ju nimetatakse Tartu üliõpilaste linnaks ja siis see Tartu vaim peakski nagu tegelikult seal olema ja Tartu on alati olnud nagu täiesti teistsugune kõikidest linnadest Eestis, et siin on nagu selline, kuidas tänapäeval öeldakse, teistsugune vibe. Vaim või vibe? Ja, vibe, no okei. Image ka peab ütlema. Image Ja ka. me paneme, kas me võõrsõnu oskame veel või? Ma ei tea, mis see veel. Ma olen vist natuke, ma ei ole teemas nende võõrsõnadega. Okei. Yeah. Aga siiski me jõuame sinuga saate lõpus sinna, et Tartu vaim on, jääb ja mitte keegi ei saa sellega mitte midagi teha. Ma loodan, et te panite kirja kõik need kohad, kuhu Kalle soovitas minna sügisel. Kindlasti käige ja vaadake. Jaa, muidugi. Et on tegevust ja mis kõige olulisem, Tartu vaim ei roni kuhugi. Kas te panete tähele, et Tartust ei lähe õiget maanteed mitte kuhugi? Korralik maantee, 4-liineline maantee algab alles Liivimaa ja Eestimaa piirilt ehk Koigi mõisaat ehk 100 kilomeetrit Tallinnast, 4-liineline maantee. Ja seal lõpeb matsti ära ja edasi tuleb Külavahetee Tartusse. Nii, see on üks. Teine asi on see, et ei suuda Tartu Riiaga, vana Liivimaa pealinnaga ühendust, ei raudtee, ei maantee, ei bussi, ei lennuki. Ei suuda. Ei taha, ei saa, ei suuda. Mis tähendab seda, et Tartu kui selline tahabki olla kallis koduvillane provintsiurgas. Ja sellega ma arvan, et me võime täna ära lõpetada selle jutustamise. Kas sa tahad veel midagi lõpus lisada? Ma tahan Eesti rahvast Tartust tervitada. Ja mõelge selle üle, et need inimesed, kes seda asja siin veavad, nad võib-olla tahavad ja nad on ka suutelised, mitte ainult ei taha, vaid ka on suutelised sümpaatselt ja õilsalt ajama selle linna asja. Kuulake. Head mõtted ja õiged. Aga suur aitäh, et vaatasite täna meie saadet. Suur aitäh, et sa jälle tulid ja me tegelikult arutasime jälle väga huvitavat asja, millest ma isegi nagu pooli asju ei teadnud. Ma iga kord harin ennast sinu kõrval. No, meil on meelsasti, me harime inimesi. Ja. Aga kohtume teiega uuesti ja head aega. Aitäh.